Oleme olnud kuu aega Venemaa kütusekriisis ja asjad hakkavad käest ära minema. See, mis algas puudujääkidena Krimmis, on nüüd levinud peaaegu kõigisse Venemaa 83 piirkonda. Need piirkonnad on põlvili surutud. Vanklad on tühjad, inimesed on vihased ja Ukraina lakkamatu kampaania Venemaa nafta vastu on nüüd nii ulatuslik, et see põhjustab vägivalda üle kogu Venemaa. Aga see pole veel kõik. Venemaal saab kütus otsa, kuid kaasaskantavate tualettide tootjad paistavad varandust teenivat. Jää meiega ja me selgitame, miks. Aga kõigepealt suured uudised. 6. juuli artiklis selgitab CNN, mis praegu kogu Venemaal toimub. Peaaegu kõiki Venemaa 83 piirkonnast vaevavad nüüd bensiinipuudus või vähemalt kütusevarustuse häired, kuna Ukraina laastav kampaania Venemaa naftarafineerimistehaste vastu jätkub. Need rafineerimistehased vastutavad toornafta muutmise eest bensiiniks, diislikütuseks, lennukikütuseks ja paljudeks muudeks toodeteks, ning Ukraina ei lõpeta nende ründamist. Ainuiksi juunis korraldas Ukraina 11 vaugrünnakut Venemaa rafineerimistehaste vastu, kus droonid lendasid kuni 2000 kilomeetri kaugusele Venemaale, jättes kütuse põlema ja olulised rafineerimisseadmed puruks. See tappev kuu järgnes terve aasta kestnud pidevatele ja korduvatele rünnakutele ning nüüd tunneb Venemaa selle valu. See, mis algas kütusepuudusena Krimmis, mille põhjustasid nii rafineerimistehaste rünnakud kui ka logistiline blokaadikampaania, mille käigus Ukraina on okupeeritud aladel hävitanud sadu kütuseautosid, on muutunud Venemaa jaoks üleriigiliseks kriisiks. On välja kuulutatud eriolukorrad. Mõnes piirkonnas kehtivad kütusekeelud kõigile peale sõjaväe ja päästeteenistuse töötajate. Kogu Venemaa 11 sajavööndis pole kedagi, keda ei mõjutaks selle ühe asja puudus, millest Venemaa sõltub oma sõja jätkamiseks. Selle probleemi tohutu ulatus on Venemaa jaoks katastroof. Ja see põhjustab hulgaliselt probleeme peale selle, et venelased ei saa oma paake täis tankida. CNN-i järeldused põhinevad piirkondlike linnapeade ja kuberneride avalduste analüüsil ning meediaraportite läbivaatamisel. Väljaanne on leidnud, et enam kui 50 Venemaa piirkonda teatavad ametlikult, et neil on raskusi kütusevarudega. Kuidas siis CNN jõudis peaaegu 83-ni? Teistest piirkondadest on mitteametlikke teateid, et puudus mõjutab ka neid. Ainult linnapead ja kubernerid püüavad kõike vaka all hoida. Väga venelik. Teeskle, et probleemi pole, samal ajal kui järjekorrad pikenevad ja kriis süveneb. Venemaa on praegu täiesti tühjaks jooksmas ja probleem läheb ainult hullemaks, kuna aeg möödub ja üha rohkem Ukraina droone tabab sihtmärke. Saratoga Foundationi andmetel teatas Ukraina kindralstaap juuli alguses, et nende pidev droonirünnak on rivist välja viinud 42% Venemaa rafineerimisvõimsusest. See omakorda on väljaande sõnul toonud Venemaale alates 2025 aasta augustist kaasa $13,5 miljardi suurused kaotused. Kusjuures need kahjud on tõenäoliselt seotud sellega, et Venemaa ei saa kütusetooteid eksportida, kuna need põlevad rafineerimistehastes. Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskus ehk CEPA maalib Venemaa jaoks veidi parema pildi, kuigi see on endiselt kaugel heast. See ütleb, et Venemaa rafineerimisvõimsus on 28% väiksem kui varasematel aastatel, kuid numbrid vähenevad iga kuuga. Märtsi lõpuks oli Venemaa rafineeritud naftatoodang umbes 5,2 miljonit barrelit, ütleb CEPA. Aprilliks oli see number langenud 13% võrra. Kuu andmetest oli kadunud 700 000 barrelit. Praegu, lisab CEPA, ei tooda Venemaa rafineerimistehased lihtsalt piisavalt kütust, et nõudlust rahuldada. See nõudlus saavutab haripunkti suvel, kui Venemaal on vaja oma elanike varustamiseks 110 000 tonni bensiini päevas. Venemaa ei tooda nii palju. See jääb 85 000 tonni juurde, mis tähendab 25 000 tonnist puudujääki. Ja see aitab palju selgitada kriisi, mis praegu kogu Venemaal levib. Venemaal toimuv on nii hull, et Vladimir Putin on olnud sunnitud tegema midagi, mida ta kunagi ei tee. Tunnistama, et on probleem. Juunikuu lõpus, kui järjekorrad tanklates kasvasid ja venelased üle kogu riigi nägid oma rafineerimistehaseid põlemas, tunnistas Vladimir Putin, et Venemaa rahvas või tõepoolest mõningate probleemidega silmitsi seista. Te olete hästi teadlikud, et probleemid püsivad nii autojuhtide kui ka ettevõtete jaoks, ütles Vladimir Putin lisades. Kahjuks on tanklates endiselt järjekorrad ja õige bensiini leidmine ei ole alati lihtne. Venemaa juht läks isegi nii kaugele, et tunnistas, et Krimmis oli alles vaid mõne päeva jagu varusid ja et Ukraina droonirünnakud tekitasid ilmselgelt probleeme. Enamikus teistes riikides oleks selline probleemi tunnistamine ootuspärane.
liidrid peaksid näitama, et nad on valmis probleemidega silmitsi seisma. Aga Venemaal, kus Putin lõikab sellest kasu, hoides oma rahvast teadmatuses, näitab see, et Kremlis kõrgeim võim üldse mingitki probleemi tunnistab, et Venemaa kütusepuudus pole sugugi tühine asi. See on tõeline kriis. Ja isegi kui Putin väidab, et lahenduste kallal töötatakse, teab ta tegelikult, et ta ei saa praegu Ukrainat eriti peatada. Aga oota korraks, sa võid mõelda. Kas Venemaal polnud 2025 aastal ka kütusekriisi? Venemaa suutis sellest taastuda, nii et mis teeb 2026 aasta olukorra nii tõsiseks? Tõsiasi, et üldse on olemas. 2026 aasta kriis on Venemaa jaoks üks suurimaid probleeme. See, mis juhtus? 2025 aastal polnud ühekordne juhtum. See on korduvstrateegia, mida Ukraina saab kasutada selleks, et tuua Putini alustatud sõda tagasi Venemaa rahva juurde, ilma et peaks kasutama Putini meetodeid, tsiviilisikute vastu suunatud raketi- ja droonirünnakuid, mis sihivad inimesi, mitte kütust. Tõsiasi, et see juhtub taas, on venelastele märk sellest, et Putin ei suutnud üldse lahendada neid probleeme, mis viisid 2025 aasta kriisini. Suur kaitsja. Pigem saamatu läbikukkumine. Aga lisaks sellele on 2025. aasta kütusepuuduse ja 2026. aastal toimuva vahel mõned suured erinevused. Nagu Sõjauuringute Instituut ehk ISV märgib, oli 2025 aasta puudus sarnane 2026 aastaga, kuid palju vähem tõsine. See kriis mõjutas vähemalt 57 Venemaa 83 piirkonnast, mitte praktiliselt kõiki. Kuigi see paljastas Venemaa õhutõrje saamatuse Ukraina droonidega toimetulekul. Siin näeme mustrit, kus Putin alahindab Ukraina võimekust ja ülehindab Venemaa suutlikkust end kaitsta, mis teeb 2026 aasta kriisist näite sellest, kuidas Vene juhi ülepaisutatud ego talle endale kätte maksab. Veel üks erinevus 2025. ja 2026. aasta vahel seisneb Ukraina lähenemise ulatuses ja püsivuses. Mõlemad on sel aastal võrreldes eelmisega tugevnenud, mistõttu näeme kriisi levimas laiemalt kui kunagi varem. Summit Italia, kes on Kepleri rafineerimistarne ja modelleerimise juhtanalüütik, avaldas selle erinevuse CNN-ile ning tõi ka välja, et Venemaal on probleem kahjustatud rafineerimisseadmete parandamisega. Ukraina on selles võidujooksus ees. Droonirünnakud toimuvad nii sageli, et Venemaa ei jõua kahjustatud seadmeid enne järgmiste droonide saabumist töökorda seada, mis tekitab kumulatiivse efekti, kus iga rünnak tugineb eelmise edule. Sanktsioonid muudavad Venemaal ülioluliste varuosade hankimise samuti raskemaks, mis tähendab, et seadmete parandamine, mis varem võttis aega vaid päevi, võib nüüd võtta nädalaid või isegi kuid. Kõik see toimub vastavalt Ukraina hoolikalt koostatud plaanile. Naftatöötlemistehaste ründamine on suurepärane, sest see jätab Venemaa ilma miljarditest dollaritest maksutulust, mida ta muidu oleks sõja jaoks kasutanud. Aga veelgi enam, iga kord, kui naftatöötlemistehast avatakse ja kütusepuudus süveneb, paneb Ukraina proovile Vene rahva meelekindluse. Iga piirang või keeld, mis kehtestatakse kütuseostudele, on justkui nõelatorge kogu Vene rahva külje sisse. Kui järjekorrad pikenevad, kasvab ka ärevus. Kuni 18 tundi kütusejärjekorras istumine ja seejärel mitte piisavalt kütust saada, et paak täis panna, ajab igaühe närviliseks. Kui selline olukord tekib üle kogu Venemaa, on tulemuseks tõeline püssirohutünn. See tunn on juba plahvatamise äärel. Vägivald puhkeb juba üle kogu Venemaa ja lahendused, mida Venemaa välja pakub, on kõik üsna kehvad, ühel juhul lausa sõna otseses mõttes. Aga enne kui me sellesse kõigesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Seda on veel palju rohkem, nii et kindlasti tellige meie kanal ja vajutage teavituskella, kui leiate meie kanalist väärtust. Me ütlesime, et inimesed muutuvad Venemaa bensiinijaamades ärritunuks. See võib olla isegi tagasihoidlikult öeldud. Aklused ja tülid puhkevad üle kogu Venemaa, kuna tsiviilisikud murduvad surve all, mida Ukraina tekitab tanklates. Medusa annab teada mitmest sellisest juhtumist. Irkutskis kirjutab väljaanne mehest nimega Vladimir Batojev, kes sõitis bensiinijaama ja trügis järjekorra etteotsa. Bensiinijaamas olnud politseinik ei leppinud sellega. Relv tõmmati välja. Batojev arreteeriti ja nüüd seisab ta silmitsi kriminaalsüüdistustega, kuna väidetavalt muutus ta arreteerimisel politseinike suhtes vägivaldseks. Näiteid on veel palju. Peterburis oleks 2 elaniku vaheline tüli peaaegu lõppenud surmaga. Üks elanik sõitis vabatankuri juurde, kuid teine ütles talle, et ta peab lahkuma. Teine mees, taksojuht nimega Artuš Muradjev, vaidles edasi, kuni esimene juht tõmbas välja püstoli. Et mitte alla jääda, läks Muradjev oma takso juurde, haaras noa ja ründas teist, nimetamata juhti.
Korduvalt kuuleme teateid sarnastest juhtumitest üle kogu Venemaa. Iževskis olevat üks juht tirinud teise autojuhi tema autost välja. Tšeboksaaris pritsiti mootorratturile näkku pipragaasi pärast järjekorra vahele trügimist ning üks naine rünnati pärast vaidlust. Tatarstanis puhkes mitme inimese kaklus bensiinijaamas piirkonna piiri lähedal Baškortostaniga. Korduvalt näeme, kuidas frustratsioon ja viha löövad üle ja need on vaid mõned paljudest näidetest. Sotsiaalmeedias jagatakse isegi videoid, kus tekivad tülid ja puhkeb vägivald. Kurat küll, ma löön su näo sisse, karjus üks naine ägeda vaidluse käigus bensiinijaama järjekorras, kui venelased pöörduvad üksteise vastu. Kõik tänu Ukraina geniaalsele naftatöötlemistehaste ründamise strateegiale. Ja on raske süüdistada närvilisi vene inimesi nende reaktsioonides. On teateid inimestest, kes sõidavad sõna otseses mõttes päevi ringi, otsides kütust. Ja isegi ise tehtud rakendused on ilmunud, mis väidetavalt juhatavad inimesi bensiinijaamadesse, kus veel kütust on. Kujutage ette, et kasutate üht neist rakendustest. Saate teada, et lähim jaam, kus on kütust, on 10 miilide kaugusel. Jõuate kohale, ootate tundide pikkuses järjekorras ainult selleks, et pumbani jõudes avastada, et kütus on otsas. Sa läheksid närvi. Ja praegu lähevad inimesed närvi üle kogu Venemaa. See, sama palju kui raha, teeb Putinit murelikuks, sest rahva viha on tavaliselt miski, mida tema loodud politseiriik suudab kontrollida. Aga nii laialdast probleemi pole lihtne maha suruda, kuigi Venemaa üritab. Mitmeid lahendusi rakendatakse Venemaa kütusekriisi lahendamiseks ja mõned neist on veidi uuenduslikumad kui teised. Mõned lahendused on sellised, mida võikski oodata Venemaalt, kui nad seisavad silmitsi nii ulatusliku kütusekriisiga. Sipa teatab, et Venemaa on juba hakanud oma autojuhtidele müüma madalama kvaliteediga kütust, mis oli samm, mida tehti juba 2025. Aasta augustis, selle aasta kriisi haripunktis. Rafineerimiste hastel on nüüd lubatud toota Euro 3 bensiini ja isegi müüa seda parema Euro 5 märgise all. Selle madalama kvaliteediga kütuse väävlisisaldus on 15 korda kõrgem kui varem lubatud tase. Kõrgem väävlisisaldus kütuses põhjustab rohkem vääveldioksiidi teket, mis kulutab mootoreid ja aitab kaasa õhusaastele, mis põhjustab happevihma. Väga hea lahendus siis. Las vene inimesed rikuvad autod, mida nad vaevu käigus hoiavad ja suurendame võimalust, et nad kannatavad happevihma all, mis hävitab metsi ja veevarusid. Teised lahendused on mõeldud selleks, et hoida võimalikult palju Venemaal toodetud kütust riigi sees. Bensiini eksport on keelatud vähemalt juuli lõpuni. Tõenäoliselt pikendatakse seda keeldu, kui just Venemaa ei suuda kuidagi imekombel hakata rohkem bensiini tootma, hoolimata sellest, et nende rafineerimistehased põlevad. Venemaa on samuti keelanud lennukikütuse ekspordi kuni novembri lõpuni, kuna neil on raskusi nii sõjalise kui ka kommertslennunduse töös hoidmisega. Ja Moscow Timesi andmetel kaalub Kreml ka diislikütuse ekspordi keeldu, mis annaks Ukrainale täiskomplekti. Kõiki peamisi kütuseid, mida Venemaa toodab, ei saa enam müüa. Siin näeme kompromissi. Ekspordikeelud jätavad vähemalt kütuse Venemaale, mis võib leevendada puudust. Aga see tähendab ka seda, et tootjad ei saa müüa välismaale, mis tõttu kaotab Venemaa ekspordilt, mis enam ei toimu, miljardeid dollareid maksutulusid. Meeleheitlikud ajad nõuavad meeleheitlikke meetmeid. Ja me kõik teame, et kui Putin ja tema kaaslased muutuvad meeleheitlikuks, teevad nad alati üht asja – valetavad. 30. juuni artiklis teatas Pravda, et Venemaalt tsenseeritakse nüüd kütuse hindu. See tähendab, et mõnikord ei tea inimesed, kui palju nad kütuse eest maksma peavad, enne kui nad tanklasse jõuavad. Täpsemalt on Kreml keelanud Venemaa juhtival statistikaagentuuril Rostatil avaldada oma regulaarseid bülletääne bensiini ja diislikütuse tarbijahindade kohta. See bülletään sisaldab kütuse hindu, mis on jaotatud kvaliteediklassi, piirkonna ja 1800 tanklalõikes üle 280 linna. Vähemalt varem see nii oli. Nüüd enam mitte, sest Kreml püüab varjata ilmsat inflatsiooni, mis kütuse hindadega toimub, kuna pakkumine ei suuda enam nõudlust rahuldada. Nii et veel üks valupunkt vene rahvale. Ootad tunde, lähed tülli ja siis saad teada, et sul pole isegi piisavalt rublasid, et osta kütust, millega koju tagasi sõita. Kui Vladimir Putini eesmärk Ukraina sõjas oli tuua Nõukogude Liidu hiilgus tagasi Venemaale, siis teeb ta seda üsna kummalisel moel. Kõik see näitab meile, et Venemaa võimalused oma kütusekriisiga toime tulla muutuvad järjest piiratumaks. Kõik loogilised lahendused on juba kasutusele võetud ja valetamine on juba alanud. See jätab alles veidramad lahendused ja me andsime teile vihje, mis need olla võiksid video alguses. Kas sa mäletad? Me ütlesime sulle, et kaasaskantavate tualettide müüjad hakkavad selle kütusekriisi tõttu raha kokku ajama.
Huvitav X-i postitus annab meile aimu, mida venelased on sunnitud tegema, kui nad veedavad tunde kütuse järjekordades. Pildistatud Kertšis, mis asub Krimmis. Fotol on näha inimest, kes kükitab tee ääres muldkehal. Võid kihla vedada, et arvad ära, mida inimene teeb. Ta kergendab end, sest on sunnitud nii kaua ootama, et looduse kutse muutus karjeks. Kogu tee Kertšist sillani on tee ääred täis pissi ja sitta, teatab X-postitus, millele reageeris isegi Ukraina armee meedia, öeldes, et venelaste jaoks on see täiesti normaalne käitumine. Olgugi see nii või mitte, foto paljastab probleemi. Kui inimesed peavad kütuse järjekorras ootama kuni 18 tundi, siis satub tee äärde paratamatult palju pissi ja sitta. Irkutskis, mida te võite mäletada kui ühe varasema vägivaldse vahejuhtumi toimumispaika, on kohalik linnapea välja pakkunud uudse lahenduse. Osta kaasas kantavad tualetid, mis paigaldatakse tanklatesse ja tee äärde inimestele, kes on sunnitud järjekorras ootama. Kaasas kantavate tualettide tootjad hõõruvad rõõmust käsi. Niile on ootamatu õnnistus tulemas, sest me kujutame ette, et see järjekorra probleemi lahendus muutub ka teistes Venemaa piirkondades laialdasemaks. Me ütleme lahendus, aga tegelikult see nii ei ole. Kaasas kantavad tualetid on lihtsalt sümbol sellest, et Kreml ootab, et Vene rahvas lepiks olukorraga ja taluks fakti, et riik, mis on tuntud oma kütuse tootmise poolest, on kütusest otsa saanud. Ja see viib meid järgmise küsimuseni. Mis saab edasi? Ukraina ei kavatse oma rünnakuid rafineerimistehaste ja kütuseautode vastu aeglustada. Miks ta peakski? Mõju on tunda üle kogu Venemaa ja Ukrainal on kuldne võimalus seda kütusekriisi veelgi süvendada, et avaldada Putinile suuremat survet. Edu toob kaasa veelgi rohkem edu. See on meistriklass selles, kuidas venelastele haiget teha neid tapmata. Putini jaoks on veelgi murettekitavam tanklates valitsev viha. Ta jälgib seda ja me näeme tuhandeid inimesi, kes on murdumise äärel. Närvid on pingul ja inimesed on raevus, mis on ohtlik kombinatsioon autoritaarse juhi jaoks. Kasmes Putini vastu võiks olla võimalik. Raske on öelda, sest Putinil on kombeks proteste karmilt maha suruda, kuid pole kahtlustki, et kõik ülestõusuks vajalikud tingimused on olemas. Püstitlused näitavad, kui rahulolematu on keskmine venelane Putini juhtimisega. CNN teatab, et vaid 27% venelastest usub, et riigi majandus paraneb. See ütleb meile, et umbes 3/4 venelastest pöörab tegelikult tähelepanu ja näeb, et nad on Putini tekitatud rahalises augus. Moskva Timesi andmetel langes 3. juulil Putini heakskiidu reiting 70,4%-lt 66,9%-le ning nende inimeste arv, kes aktiivselt ütlevad, et ei kiida Putini presidendi ameti täitmist heaks, tõusis 21,3%-ni. Need numbrid näevad välja sellised, mida iga teine maailma liider endale sooviks. Siiski pärinevad need protsendid riiklikult juhitud VT-Siomi küsitlusfirmalt, mis tähendab, et neid on võimalikult palju kohandatud, et Putini ego rahustada. Lisaks on Venemaa, kus vangla või aknast alla kukkumine ootab neid, kes oma liidri üle kaebavad. Tõsiasi, et nii paljud on valmis oma viha väljendama, annab aimu Venemaa rahva tegelikest tunnetest. Kütusekriis ainult suurendab seda rahulolematust. Vladimir Putini viimane vastus probleemile on olnud nõuda, et Venemaa tootjad toodaksid rohkem õhutõrjesüsteeme ja rakette, et võidelda Ukraina droonidega. Venemaal on neid kaitsesüsteeme vaja, hoolimata Vladimir Putini väidetest, et kõik rünnakud, ükskõik kus need meie taristut tabavad, ei mõjuta absoluutselt olukorda rindel ega lahingukontaktide joonel. Olgu, nii et Venemaal läheb Ukrainast nii halvasti just Vladimir Putini saamatu juhtimise tõttu. Sain aru. See kõik on muidugi täielik jama ja on hämmastav, et Vladimir Putin kuidagi ootab, et rohkem õhukaitsesüsteeme ilmuks riigis, mida koormavad sanktsioonid ja mis Ukraina Newsi andmetel on oma kaitsetööstuses jõudnud tootmise tupikusse. Käsk on siiski antud. Ukrainat see ei huvita. Ukrainal õnnestus tabada rafineerimistehaseid aastatel 2024 ja 2025, kui Venemaal oli rohkem õhukaitset. 2026 aastal tabab ta neid veelgi tugevamalt ja aasta jooksul muutuvad need löögid veelgi tugevamaks. Järjekorrad muutuvad pikemaks, vägivald levib, viha kasvab ja Putin on sunnitud tunnistama fakti, et ta kaotab nii rängalt, et kaasas kantavate tualettide tootmine on Venemaal saamas üheks edukaimaks äriks. Kuidas vägevad on langenud. Ja see pole ainult kütusekriis, mis on Putinile tema tugev mehe troonilt tõuganud. Alates sellest, kui ta alustas Ukraina sõda, on Venemaa juht hävitanud oma riigi geopoliitilise mõju, jättes Venemaa palju halvemasse olukorda kui varem. Miks see on probleem? Saa vastus teada RVS. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show ja vajuta teavituskella, et näha rohkem meie analüüse Venemaa kokkuvarisemisest seespoolt. Kõik videod Ukraina poolt. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!